kahtlastel ärimeestel on terve raptorbotide armee ja nad on nagu too linn on meie. Täiskasvanud satuvad paanikasse, kuna miski ei suuda neid asju peatada. Siis aga tulevad toobotid. Igal titaanil on teadvuse tuum ehk süda ja aju ning kuna neid juhtisid inimpiloodid, olid nad võitmatud. Lõpuks kihutasid nad kõik pahalased linnast minema. Kui see tõele vastab, siis miks mina pole ühtegi tobotit näinud? Kuna sa olid alles titt. Toboteid pole enam aastaid nähtud. Pahade kadumisega kadusid ka nemad. Mis mõttes? Pahad pole kuhugi kadunud, näiteks need autovargad, kellest uudistes rääkis. Tobotitele see meeldiks. Mis ma ütlesin? Järjekordne õnnestunud tööots, Eugene. Oi ei, kuumees, meid on märgatud. Tema meid ei peata. Või mis sina arvad? No terekest. Meid vist jälitatakse. Koostan uue marsruudi. Sõitke läbi tunneli ja keerake vasakule. Jälitataksegi. Aktiveerin hiilimise režiimi. Ei, mul on kaklemise tuju. Me ju saame võmmidest jagu. Need ei ole mingid võmmid. Tobot X, Tobot Y. Transformeeru! Nendel lastel on vinged masinad. Meil on ka! Tee neile säru! X. Raevurusikas. Raevurusikas. Y. Megalöök. Megalöök. Küll see käis kähku. Y, sa pole kaugeltki mitte roostes. Ma olen hästi õlitatud masin. Sina ka, X. Algus oli raske, aga nüüd läheb andmiseks. Kindel see. Aktiveeri nad kõik. Kohe. Mida ma sinu arvates teen? Tobot Z. Transformeeru. Hea küll. Laservõrk. Laservõrk. Ja püsige maas. Nii ma ütlen. Ei, kas tahad endiselt kakelda? Seal sa oledki. See läks napilt. Mida? Napilt. Pigem tahtsid öelda, hoidsid parima viimaseks. Olge nüüd, jänkubotid. Päästke end vabaks. Plaan B. Siit tuleb üllatus. Laser. Ei, Cory. Dylan, sa... Kuid see oli vinge. Sa oled nagu superkangelane. Kõik korras, Z. Aga mina peaksin hoopis sind päästma. Ära põe. Nii et sa kuulud mulle. Mul on omaenda tobot. Ma võin sinuga iga kell sõita. Bingo, täpselt nii ma ütlen. Mis mõttes täpselt nii ma ütlen? Paneme peo püsti. Nii ma ütlen. Juhu! Sa poleks pidanud mulle midagi tooma. Mulle piisab ka sinu nägemisest.
olen liigutatud. Või vähemalt nii ma ütlen. Kuuled, Z? Kuuled mind, Z? Vabandust, ma lihtsalt... Sa oled nii suureks kasvanud ja ma vajan vist uusi õhufiltreid. Kas said haiget? Sa nutad? Mis viga? Jäite terveks? Ära muretse. Siin on lihtsalt tolmune, ei midagi muud. Ärge pange mind tähele. Ma teen nendest nolkidest vana raua. Kuhu te enda arvates lähete? Tulge, kutid. No tore, peame kasutusele võtma vana kooli meetmed. Valeri! Kuidas läheb, boss? Näita neile. Okidoki. Tehke nüüd suud lahti, poisid, sest siit tuleb õhtusöök. Z! Nii juba läheb. Tee seda uuesti. Väike kosutus. Teeme siit sääred. Naeruväärne. Nagu lasteaed. Oli see alles hoop. Kas sa liigutada saad? Sa vajad korralikku putitamist. Laser, võrk! Need autod ei kuulu teile. Juba lahkute. Kuulge, oodake. Te pidite mind ära viskama. Jookske aga tolad. Kui te meile veel vahele jääte, siis te nii lihtsalt enam ei pääse. See maitsev jook andis mulle energiat. Ettevaatust. Tänud, suurepärane meeskonnatöö nagu alati. Muide, kes need uued botid olid? Tobotid. Tobotid? Pole kuulnudki. Meie töö muutus just märksa raskemaks. Need olid tobotid X, Y ja Z. Kust sa tead, et need olid X, Y ja Z? See oli neile näkku kirjutatud. Peame neile näitama, kes siin boss on. Ei, palun, Riley, ära tee seda. See on nii alandav. Võta ennast kokku. Kas sa tooksid mulle teki või midagi? Ma näen nii totter välja. Ja nagu ilma kilbita kilp on. Ära nori, tal on niigi piinlik. Ega X-il paremini ei lähe. Mida? See pole mingi probleem. Miks sa end siis peidad, karmkutt? Ei peida. Kui kaua sellega veel läheb? Kauem kui teile keretäie andmisega, mu sõber. Varsti saab valmis. Vaatame Z-i ka üle. Kuulsid? Kapott üles. 0, palun aita mind. Aga muidugi, suurima hea meelega. Riley, ole nüüd, käsi tal lõpetada. Kuidas tundus? Sa oled suuremaks kasvanud. See mudel jääb sulle varsti väikseks. Aga kui see kasvaks koos sinuga, ma hakkan uut prototüüpi valmistama. Niisiis. Need autovargad, neil olid ka robotid. Jaa, nad ei olnud tüüpilised vargad. Palun, mu kuninganna, see on kõigest mõlk. See isegi meeldib mulle. Kas me tõesti peame seda tegema? Hästi. Mida? Näed nüüd, tühi asi. Kõik silindrid töötavad. Tõesti, ei tundu küll sedamoodi. Me lihtsalt putitame sind natukene. Isa, miks sa õhku ahmisid? Mis viga? Püsi vagusi, Z. Riley, asi võib tõsine olla. Too skänner. Doc, milles asi? Öelge mulle, mis mõttes tõsine? Kuidas see küll juhtuda sai? Ma pole kindel, aga parandamine ei saa lihtne olema. Dylan, tule korraks siia. Vaata, see on hullem kui arvasin. Mida? Aga sa teed ju terveks, eks ole? Tema teadvuse tuumas on mõra. Praegu on veel vara öelda. Tema teadvuse tuum. Aga ilma selleta ta ju... Kas me ei võiks tema teadvust lihtsalt üle kanda, Limo? Just. X-i ja Y-ga see töötas. Tookord kõlas see samuti hullumeelsena, aga nad mõlemad said veelgi tugevamaks. Varsti on ta jälle töökorras. Olen selles kindel. Kahjuks pole see nii lihtne. Ainus, mis Z-i teadvuse tuuma koos hoiab, on kest. Probleem on selles, et ülekande jaoks tuleb see eemaldada. Seda tehes on oht, et tuum laguneb koost. Me võime temast ilma jääda. Me mõtleme midagi välja.
Seni ei tohi ta võidelda. Veel üks hoop ja tuum võib puruneda, aga ta ei lähe siit kuhugi. Aga Z ongi teadvuse tuum. Kui me midagi välja ei mõtle... Ei, ma ei lase sel juhtuda. Muud valikut pole. Me peame olema rohkem kui ettevaatlikud. Ma pidasin silmas, me peame olema täiesti kindlad. Seniks aga ei luba ma Z-il ühestki võistlusest osa võtta. Dylan, Semu, pea nüüd kinni. Kas sa oled selles kindel? Elakuu banaanid, tae too banaanid. Me teeme vastastele säru. Elakuu banaanid. Ärge nüüd liiga hoogu minge, see on jalkalaager, mitte sõjaväelaager. Ilma sinuta pole pooltki nii lõbus. Saa ruttu terveks, Han. Olen üksinda võitmisest väsinud. Kaylee, me asume kohe teele. Jaa, juba tulen. Han, pea siis meeles. Puhka ja hoia jalga üleval. Just, mine koju ja viska jalad seinale. Ja tervita minu poolt oma ema. Hiljem kirjutame. Elakuu banaanid, tae too banaanid. Teeme neile säru. Hei, see ei saa lihtne olema. Ma võimendasin Riley kogutud andmeid. Kõiki kahjustusi pole nähagi. Parandame siis esmalt nähtavad kahjustused ära. Ei, see võib Z-i lühisesse ajada. Võiksime kõigepealt simulaatoril proovida. Simulatsioon on lõpule viidud. Ennustan kriitilist riket. Hoiatan, andmed võivad kaduma minna. X, Y, on aeg. 1, 2, 3, minu võit. Tulen. Hei, mina olen tähestikus eespool. Kes viimane, see hapupiimane. See võttis terve igaviku. Ma olen nüüd uuteks tegudeks valmis. Niisiis. Kuidas edeneb, Dylan? Tahaksin juba autovarastele koha kätte näidata. Töö alles käib. Ülekandeplaan on endiselt jõus, eks ole? Mulle ei meeldi parkimine. Meil on olnud paar tagasilööki, aga ära muretse. Küll me midagi välja mõtleme, ma luban. Laske mul tegutseda. Kuidas ma saaksin aidata? Hei, Ryan, kas oled robootika-konverentsiks valmis? Konverentsiks? Jaa, see konverents. Lähme, muidu jääme hiljaks. Hiljem näeme. Vaata, et X ja Y pahandustesse ei satuks. Pea nüüd kinni. Mida ma 4 rattal teha saan? Vähemalt luba mul transformeeruda. Praegu on sul 4 rattal turvalisem. Naudi oma puhkust. Selge. Dylan, oota, mis siin toimub? Tõsiselt, Dylan. Keegi on vist pahast tujus. Tšau, emme. Ma arvasin, et sind pole kodus. Unustasin oma telefoni maha. Tulin sellele järele. Kaylee läks täna jalkalaagrisse. Palus sind tervitada. Tahaksin väga mängida. Kas mu jalg saab varsti terveks? Muidugi. Kullake, ma pean haiglasse su isa juurde minema. Õhtusöök on külmikus. Enne õpid, siis võid telekat vaadata. Ma helistan sulle hiljem. Ära siis unusta. Sa mõtled, isa ei tulegi siis täna veel koju? Siin nad on, turu kõige arenenumad robotid, mis on loodud spetsiaalselt korrakaitse ja päästeteenistuse jaoks. Need on täiesti ainulaadsed. Garanteerin, et need muudavad teie elu. Ütleme, et olete oma võtmed ära kaotanud. Robotid tulevad appi. Sõidate linnast minema, aga kass ootab süüa. Robot võib looma eest hoolitseda. Vabandust, härra, aga te ei tohi siin olla. See on keelatud ala, ma pean paluma teil lahkuda. Ja, üks hetk. Tegelikult vaata, kas sinised tulukesed põlevad. Kes te olete? Ei keegi. Kuulge, kus te... Kas see on minu tahvel? Mida te teete? Juba lahkun. Ei, oota, need on minu robotid. Ei näe kuigi arenenud välja. Olemegi kohal. Appi! Varas pani mu robotid pihta. Uskumatu. Ma palun, helistage politseisse.
tema tulistaski Zeti. Autovargad. Paistab, et nad varastavad teisigi asju. Me peame tegutsema. X, selge see. Oodake seal, juba tulen. Asu teele, Y. Vilistame ketsi. Tehke neile säru, sõbrad. Kõik see mees pardale, sõbrakesed. Nii kuulekad. Nad meeldivad mulle. Võiksin sedasi isegi puhkusele minna. Sa oled selle välja teeninud? Ei, aitäh. See on kohv. Arvasin, et sinu lemmik. Ole nüüd, sa peaksid tähistama. Minu tahvel. Sa teed selle rasvaseks. Kas keegi vajab abi? Tobotid. Sidrunboss, lõpeta. Kõigepealt varastate autosid, seejärel roboteid. Mis teil plaanis on? Lao lagedale. See pole teie asi. Teine ring. Eugene, juba tegelen. Kas teeme koostöö? Jah, X, Y, kutid oodake. Õigus jah, Z on rivist väljas. Y, megalöök. Megalöök. See on juba kambakas. Äkki aitaks? X, kaitsekilp. Kaitsekilp. Tervet päeva ta vastu ei pea. Cory, see oli sinu märguanne. Mis? Selge. X, kilp maha. Juhu, ma olen siin. Kuidas te end selle eest kaitsete? Tubli töö. Tore oli, aga me peame nüüd lahkuma. 2 ühe hinnaga. Kaunis. Mis juhtus? Jäite terveks? Nii palju siis sellest. Äratus, nad on kaitsetud. Suurepärane. Püsige paigal. Siit see tuleb. Dylan! Minuga on korras. Nüüd on teie võimalus. Andke vastulöök. Mega keeris. Mega keeris. Raevulöök. Raevulöök. Mitte jälle. Ma ju ütlesin, et võtame purustaja kaasa. No tore, neid tuleb juurde. Kuulge, kiiremini. Tõmbame otsad kokku. Ronige autosse. Me kaotame nad silmist. Haihtume, saab tehtud. Mida? Kuhu nad kadusid? Te olete tobotid, eks ole? Pärast pikka pausi on Tobot X ja Tobot Y uuesti välja ilmunud. Nüüd on asi ametlik. Me asume jälle tööle. Sina päästid päeva, Dylan. Muide, kuidas su käsi elab? Said üsna tugeva hoobi. Jään ellu. Taedo kangelaste naasmise põhjuseks võib tõesti olla seesama pande. Sul on küll vinge käsi, aga mina ja Y oleme parim meeskond. Pealegi oleme fotogeensemad. Keda ma ikka petan? Ilma meeskonnata pole see üldse lõbus. Mul on sellest kõrini, sellest kipsist. Rivist väljas olek on ikka nõme küll. Nii arvan vähemalt mina. Oota, kas see auto rääkis just? Ma olen GPS. Tere tulemast, palun sisestage oma sihtkoht. Nii ma ütlen. Kes ütleb? On alles veider GPS. Ongi korras.
püüa rahulikumalt võtta. Uus käsi vajab natuke harjumist. Sellega saab raudselt läbi seinte lüüa. Saab, Limo? Ma tahtsin lihtsalt midagi vastupidavamat. Kuna vargad on endiselt vabaduses, vajame iga abikätt. Õige jutt, partner. Kapott lahti ja hakkame parandama. Uskumatu, et nad arvasid, et tobotid pole päris. Kuulake nüüd. Ma ei lase kellelgi linna valutada. Ja, lõppude lõpuks oleme ju tobotid. Ma võitlen lõpuni välja, nii ma ütlen. Miks see hääl nii tuttav on? Mind ei huvita, et see on ohtlik. Ma ei kavatse enam passida. Dylan ei pruugi mind küll vajada, aga ma olen endiselt osa meeskonnast. See pole üldse nii. Sa oled endiselt haavatud, Seth. Mul on kõrini. Ma pole mingi parsa. Ma olen tobot. See, et ma natuke kriipida sain, ei tähenda veel, et peaksite mind kõrvale heitma. Rääkige mulle tõtt. Ma olen suur bot, ma mõistan. Te tõrjute mind kõrvale. Milleks muidu Dylanile see uhke käsi? Jagage mind siis juba parem varuosadeks. Kuule, rahune maha. Dylani käsi vajas lihtsalt natuke uuendamist ja arvasin, et paar lisafunktsiooni ei tee haiget. Teate mis? Minule teeb see haiget. Te tahate minust lahti saada. Minu pilt. Ma ei tee seda meelega. Ausõnad, see nagu mõtleks ise. Hakkab pihta. Kähku, tee sellele restart. Koori, lenda peale. Võta ennast kokku. Mis toimub? Dylan, keskendu. Käsi reageerib sinu ajusignaalidele. Pea tühjaks ja kontrolli seda. Seda ma küll ei mõtle. Palun aidake mind. Ära muretse, Dylan. Ma aitan sind. Ei, mitte sina. Aga... Keskendu, keskendu. See ei tööta. Vabandust, et tülitan. Mina olen Han, teie naaber. Han, lõpuks kohtumegi. Su ema on mulle sinust palju rääkinud. Te olete vist härra Kwon. Veider küsimus, aga kas te elate koos tobotitega? Ei, tobotitega. Ma tean, see kõlab veidralt, aga ma oleksin nagu kuulnud, et keegi hüüdis, tobotid on heade poolel. See tuli uudistest. Nad pasundavad alati tobotitest. Sellisel juhul on teil head kõlarid. Pealegi, olen üsna kindel, et see auto rääkis oma ette. Kas võin lähemalt vaadata? Ei, hoia sellest eemale! Tahtsin öelda, et see pole tobot, poiss. Kõigest üks vana romu, mida ma isaga parandan. Võib-olla kuulsid hoopis meid. Usu mind, see pole eriline auto. Muide, ma toon sulle varsti vormirooga. Vormiroog? Näe, kõlban vaid varuosadeks. Kaylee, ma vist nägin tobotit. Sul oli õigus, nad on päris. Oled sa seal? Halloo? Mida? Ei ole võimalik. Ma olen praegu hõivatud. Hiljem räägime. Olgu. Ikka veel vaikus. Loodetavasti on sul ilma minuta lõbus. Hea tööd. Unusta ära. See oli valehäire. Ma uurin edasi ja kui tagasi tuled, räägin, mis ma avastasin. Loodetavasti on sul tore. Elagu banaanid.
ei! Simulatsioon on lõpule viidud. 50% teadvuse tuumaandmetest läheks kaduma. Mul jääb midagi märkamata. Ma ütlesin, et see on auto, mitte tobot. Ja see hääl oli lihtsalt GPS. Arvad tõesti, et jään seda uskuma? Sa oled piloot, on ju nii? Ma ei räägi sellest mitte kellelegi. Jäta meid rahule. Mine mängi oma sõpradega. Unusta see auto ära. See on tobot, ma tean seda. Mida iganes, unustage ära. Tobotid võivad ju olla head kutid, aga piloodid on küll nõmedikud. Tema jutus on iva. See oli natuke karm. Ja, võib-olla peaksid vabandust paluma. Miks? Ärgu olgu nii uudishimulik. Ma ei taha pealtvaatajaid. See koht sobib. Tore, aga miks me seda laboris ei tee? See on ju eksperiment. Ma ei taha laborit uuesti segi peksta. Ja me kõik teame, kuidas Z reageerib. Lahe ja ohtlik. Igapäeva käsi ja raud kinnas ühes. Kellele seda tobotit ikka vaja on? Kui sa sellega ära harjud, saab sinust endast tobot. Ohjad on nüüd sinu käes, eks? Jah, isa putitas seda natuke. Väga tore. Ma ei jõua sind ära tänada. Hannil pole kombeks nuhkida. Küllap on teil huvitav garaaž. Halb nali. Igatahes, aitäh, et telefoni tagasi tõid. Vabandust, et tüli tegime. Pole midagi. Ma pole siin enam ammu käinud. Kuidas läheb ka? Pole just kiita. Mu abikaasa on endiselt haiglas. Seega jooksen haigla ja töövahet. Han on tihti üksi. Kahju kuulda. Soovin, et Han poleks nii tihti üksi. Ta küsib kogu aeg, millal isa koju on oodata. Ma ei tea, kuidas talle öelda, et mitte vist niipea. Kas tohib küsida? Kell on juba nii palju. Ma pean nüüd minema. Muidugi. Kõik korras? Jaa. Oota korraks. Kuidas oleks, kui... Mida sina siin teed? Ma elan siin. Sa peaksid enda jalga puhkama. Lõhnab hästi. Mis see on? Sinu lemmiksöök? Terve Rootsi laud. Miks? Sa vajad korralikku toitu, et kondid oleksid tugevad. Pealegi, sa pillasid selle naabrite juures maha. Siin see ongi. Ma otsisin seda igalt poolt. Kindel see. Tõsiselt, ta pole ikka veel vastanud. Sa oled viimasel ajal päris palju garaaži ümber jõlkunud. Ei, enam mitte. Kuule, ma siin mõtlesin, Han. Ma pole viimasel ajal just tihti kodus ja mulle ei meeldi, et sa kogu aeg üksi oled. Kas sa tahaksid mõned päevad härra Kwonni juures ööbida? Mida? See oleks lõbus. Härra Kwon on väga tore. Võib-olla näitab ta sulle ka oma garaaži. Ma tulen varsti tagasi. Sama ütlesid sa ka isa kohta, kui ta haiglasse viisid, ema. Ema. Kõigest paar päeva. Luban, et tulen tagasi. Tada! Porrulaugu ja tšillikook. Lõhnab hästi, eks ole? Noh, proovi. Mul on uudiseid. Järjekordne katastroof. Ma ju ütlesin, et oleksime pidanud purustaja kaasa võtma. Kui tobotid veel ühe röövi nurjavad, siis me jääme pankrotti. Hea, et me panku ei röövi. Ai! Pealegi ei ole purustaja veel valmis. No mida sa passid? Ära ütle, et sa töötad järgmise tobeda leiutise kallal, nagu näiteks hiilimise režiim, mis täiega töötas. Tõsi, aga sellest ei piisa. Kui tagasi tulen, tahan edusamme näha. Vastasel juhul saadan sind Romulasse. Seal ei ole wifi't. Sa teed nalja. Aga paps, tobotid on talle kinnisideeks. Ta saab neile jälile. Tal on igav ja ta vajab lihtsalt seltsi. Sa ise olid ju ka tobotitest vaimustuses. See on hoopis midagi muud. Kui ta sellest teada saab, kellab ta kõigile. Tean, et see on riskantne, aga me peame seda tegema. Han vajab meie abi. Juba vähesest lahkusest on palju kasu. Sina ja mina oleme selle tõestuseks. Ära muretse. Kui teil lõbus on, siis ei jää tal aegagi tobotite peale mõtlemiseks. Sa võid talle ju eeskujuks olla, nagu suurem vend.
Vau, sa tegid süüa. Seda poleks vaja olnud. Tänutäheks selle eest, et Hanni enda juurde võtate. Mida me nüüd ütleme, kullake? Aitäh, et mind enda juurde võtate. Vabandust, et ennist nuhkisin. Juba andestatud. Sulle meeldivad robotid? Jaa. Siis on teil Dylaniga midagi ühist. Jah. Ma olen suur robotite fänn. See saab olema tore. Kas ülemise korruse tuba sobib? Võite toad ära ka vahetada. Pole vaja. Mulle meeldib siin. Anna teada, kui midagi vajad. Dylan on nüüd sinu vanem vend. Aitäh veel kord, härra Kwan. Jaa, täpselt nii. Vanem vend. Tubli paps, sa tegid selle veidraks. Ta peab mind nüüd hulluks. Võib-olla ta polegi nii nõme. Kuule, sulle meeldivad robotid. Vaata seda. Biooniline käsi. Minu isa on insener. Tema disainis selle. Nii et mina olen ka pooleldi robot. Väike nali. Muide, mis su jalaga juhtus? Võib-olla saame sind aidata. Hoiatus. Meil saab külmkapis varsti ruum otsa. Ära põe. Ma teen lastele õhtuks näksi. See ei lähegi külmikusse. Han, suurepärane ajastus. On sul kõht tühi? Ma tegin näputoitu. Jäid terveks. Mis viga? Kas asi on su jalas? 0, too esmaabikarp. Kohe. Ei, ma ainult komistasin. Kõik on korras. Han, rahune maha. Muretsemiseks pole põhjust. Sulle pidid ju robotid meeldima. Hei, Ryan, mis mureks? Vargad ilmusid välja. Kõik üksused, kood 10, 43, vajan abiväge. Kummaline. Linn on aastaid vaikne olnud. Nüüd aga oleksime justkui tiluki ajas tagasi. Tõesti kummaline. Mul on tunne, et tulemas on midagi suurt. Me peame seti korda tegema. Oota, ma oleks nagu midagi unustanud. Ossa, poiss, Han! Ma pean minema. Teine oli endast nii väljas. Ei, kõik on korras. Ma mõtlesin, et kodus on ikkagi kõige parem. Nüüd aitab. See koht on liiga veider. Uskumatu, et ema jättis mind siia. Kuhu sa enda arvates lähed? Hoia eemale! Oota, ma teadsin. Sa oled Tobot. Hea küll, vahele jäin. Ära ainult stseeni korralda. Tobot X, Y. Transformeeru. Tobotid! Abivägi jõudiski kohale. Meie oleme head tüübid, usu mind. Ainus, mis sind siin ohustab, on liimosöök. Vau, nii et mul oli õigus. Keili ei usu mind eales. Selge pilt. Ma ei tohiks seda reklaamida. Minu viga. Uskumatu, et minu naabriks on Tobot. Täitsa pöörane värk. Kui kiiresti sa sõidad? Teeme ühe ringi, siis saad teada. Päriselt? Tere tulemast pardale. Vabandust, siin on natuke umbne. Mind pole ammu tuulutatud. Äge. Kuidas sa transformeerud? Kas sa näitaksid mulle? Palun, ainult korraks. Või veel parem, nabime pätid kinni. Teeksin seda hea meelega, aga ei tohi. Mitte enne, kui mind terveks tehakse. Miks? Minu piloot ütleb, et sedasi on ohutum. Aga see teeb asja hoopis hullemaks. Kuidas nii? Mis mõttes? Ma ei tea, parema meelega ei räägiks sellest. Vahetame teemat. Muidugi. Mulle lihtsalt tundus, et me oleme samas paadis. Küll me terveks saame. Sul on õigus. Pealegi ei öelnud Dylan sõnagi lõbusõidu kohta. Päriselt? Oled sa kindel?
miks ka mitte? Värske õhk kuluks meile mõlemale ära. Nii ma arvan. Pane nüüd turvavöö kinni. Raevu rantsatus. Mega löök. Mega löök. X. Raevu vise. Raevu vise. Ma ju ütlesin, et sa ei võtaks lisaautosid. Plaan B. Üllatus! Säht teile, taabud! Tšauki! Kena lüke. Eugene, eksitame võmme natuke. Lõpetame suure pauguga. Kuidas soovid? Milline raiskamine? Korras. No nii, lõpuks ometi üks puhas pääsemine. Mis nüüd? Olete jõudnud sihtkohta? Ei ole, see on tupik. Palun, sisestage sihtkoht. Nad haihtusid. Ära aja hullu juttu. Haihtuvad autod. Mis järgmiseks? Tulnukad. Kutid, me vajame Zeti. Tema abiga oleksime pättidele kambaka teinud. Ja Dylan, lihtsalt üks mõte. Kas Zetile ei hakka niisama passides igav? Sa nagu oleksid ta hüljanud ju. Cory, see pole üldse nii. Kui me kiirustame ja ülekanne ei tööta, siis on Zetiga lõpp. Sellegi poolest ei peaks ta garaažis roostetama. Lase tal endale otsustada. Ta on omaenda boss. Või siis omaenda tobot. Igatahes sa peaksid teda rohkem usaldama. Kas sina teeksid siis Y-ga samamoodi? Õige tähelepanek. Ma ei tea, mis sina arvad, Ryan? No, teoorias lubaksin X-il ise otsustada, aga samas tal on kombeks olla liiga kangekaelne. See on keeruline küsimus. Vahet pole, ta jääbki ketrama. Unusta ära, mis ma ütlesin. Z on sinu tobot, seega sina otsustad. Kas tahate siis minu arvamust kuulda? Teil mõlemal on õigus. Seni kuni Z pole uut teadvuse tuuma saanud, on ta liiga haavatav. Küll aga võiksid ta aeg-ajalt sõitma viia. Z on rivist väljas? See on küll pommuudis. Olen nõus. Koorem on õige sõna. Inimesed eiravad sind, kui sa oled sant. Ma ei palu ju palju, ainult natuke tuge. See pole aus. See pole üldse aus. Jalkalaagris isegi ei võistelda. Ja Dylan läks liiale. Ta sõimas mind vanaks romuks. Minu vastu oli ta samuti õel. Siis aga ütles, et on mu vend. Minu eesmärk on kuritegevusega võidelda. Mida ma nüüd peaksin peale hakkama? Tobot, kes ei võigi võidelda. Sama hästi võiksin olla tolmuimeja. See ei ole tõsi. Kui mina oleksin sinu piloot, ei tekitaks ma kunagi sinus sellist tunnet. Seda tahtsin öelda, et kui ma oleksin sinu sõber. Minu sõber. Mõistad, mida mõtlen? Me oleme vägagi sarnased. Pole kahtlustki, nii ma ütlen. Me mõlemad olime üksildased. Nüüd aga oleme koos. Kõlab hästi, nii ma arvan. Koos saame kõigest jagu. Tõeline sõber on maailma parim kingitus. Jalka, pesapall, kullimäng, tuulelohe, naljakad mängud, kleepsude kogumine, tantsimine ja kivipaberkäärid mängimine. Sina ja mina, me oleme parimad sõbrad, nagu kolb ja süüteküünal. Sina ja mina, parimad sõbrad, nagu sukk ja saabas. Sina ja mina, parimad sõbrad, ülim kooslus. Sina ja mina, parimad sõbrad, me oleme lahutamatud. Sina ja mina, parimad sõbrad, me täiendame teineteist. Sina ja mina, parimad semud, me oleme lahutamatud. Sina ja mina, parimad semud, nagu piim ja küpsised. Täpselt nii. Nii et lõbutseme nüüd.
see oli lahe. Jään sulle võlgu, Han. Ma pole enam ammu end vabaks lasknud. Sama siin. Võib-olla ikkagi peaksin siia jääma. Siis saaksime seda igal ajal teha. Võta vaiksemalt. Dylan on kodus. Tead, ära teistele meie lõbusõidust räägi, kuna nad võivad pahaseks saada. See on meie saladus, Zet. Kas räägid temaga? Peaksin enne Hanni üles otsima. Ma siis lähen. Varsti jälle. Ma luban. Kõlab hästi. Ma ajasin ta paanikasse, kui enda robotkätt näitasin ja paps tegi süüa. Vaene poiss oleks nagu tsirkusesse sattunud. Hei! Ma otsisin sind. Ma tahtsin vabandust paluda. Reageerisin üle. Kas sa näitaksid seda käetrikki uuesti? Muide, Ryan ja Corey, kas Dylan ütles, et jään paariks päevaks tema juurde? Ei, see on kindlasti väga tore. Pidutseme! Me saime lõpuks ometi hakkama. Palju õnne, Oskar! Tubli töö, Jean! Suhkur on mõnus. Kui meie vigastasime Zeti teadvuse tuuma, saaksime ka teised rajalt maha võtta ja mida varem, seda parem. Halloo, äratus! Kas sa kuulsid, mida ma ütlesin? Kui toboteid on ainult 2, siis milleks kiirustada? Praegu on suurepärane võimalus purustaja kallal töötada. Rahune. Ma olen vana rahu ise. Aga mu kannatus hakkab katkema. Pealegi, sa eksid rängalt. Kell tiksub. Ja kas sa tead, mis juhtub, kui sa aega raiskad? Mina, aga kus? Mina räägin. Need põnnid üritavad juba oma sõpra parandada. Praegu on õige aeg neid rünnata. Me peame neid põnne täie rauaga ründama. Nii et asu tööle, geenius. Mis sa arvad? See näeb hea välja, aga pilt jookseb natuke liiga kiiresti. Tee 5 prossa aeglasemaks, muidu hakkab Zetil pea valutama. Lihtsalt uhke ekraani säästja. Mine temaga parem sõitma. Täpselt. Sama hästi võiks ta seina jõllitada. Igav. Kuule, see on minu telekas. Oli jah, aga lasin Ryanil seda putitada. Zetil on väljas konutades igav. Ülekanne õnnestus 95%. Tuvastasin kriitilise vea. Simulatsioon ebaõnnestus. Jälle. See on juba 5. kord. Arvasin, et oleme lahendusele lähedal. See pole küll ideaalne, aga 95% tähendab, et Zeti täieliku kaotamise oht on minimaalne. Me teame, et alati on teatud risk. Selline see elu juba on. Me oleme lõpule juba väga lähedal. Üsna pea võitleb ta igavuse asemel kurjategijatega. Poisid, kas te Hanni olete näinud? Kõik on valmis, see töötab, see on suurepärane. Nüüd saame kogu aeg ühenduses püsida. Hei, Zet, mis toimub? Mitte midagi, ei midagi, mul on maru igav. Mille üle sa naersid? Kuulasin naljakat raadiosaadet, see hoiab mind tegevuses. Aitab nüüd minust. Mis see on? No, kuna sa tunned teest puudust, siis mõtlesime, et vahest tõstab see sinu tuju. Sa pead küll sissesõiduteel konutama, aga vähemalt avaneb sulle nüüd ilus vaade. Me nägime palju vaeva, et see näeks ehe välja. Sina ei liigutanud sõrmegi. Mina hoidsin silma peal. Hea küll. Paneme tööle. Oled valmis, Zet? Tegelikult pole praegu sobiv aeg. Olen teile tänulik, aga ma ei tunne end eriti hästi. Mis viga? Kas asi on teadvuse tuumas? Ma kutsun isa siia. Ei, kõik on korras. Kardan, et autosse ronimine võib mulle viga teha. Tõenäoliselt pole see midagi, aga parem karta kui kahetseda. Nii ma ütlen. Arusaadav. Katsetame mõni teine kord. Tahtsin lihtsalt öelda, et olen sinu jaoks olemas. Otsime parem Hanni üles. Ei taha, et ta ringi nuusiks. Ma ei taha, et sa end üksildasena tunneksid. Kui midagi vajad, anna mulle teada. Kellele veel, kui mitte sinule. See läks napilt. Hiljem räägime. Nüüd me saame iga kell rääkida. Katsetame kohe ära. Kas ta põõnab? Halloo, me tuleme üles. Hann, oota. Kas tahaksid meiega hängida? Mul on praegu tegemist. Lõbutsege ilma minuta. Mõni teine kord võib-olla. Mulle tundub, et ta ei ole väga üksildane. 1, 2, 1, 2. Kuuled mind? Oota, see pole õige häälmemo ega ju.
Ei ole, aga ma kuulen sind väga hästi. Parimad sõbrad on nüüd ühenduses. Mekameedikute ekspertidel on kogemusi tobotite teadvuse tuumade parandamise ja vahetamisega. Pange aeg kinni tasuta konsultatsiooniks. Ideaalne. Kes iganes tobotid leiutas, ei lange selle lõksu. Ma tean seda isegi, Eugene. Aga ma olen meeleheitel. Näost näkku mõjun ma palju veenvamalt, aga sellest peab piisama. See pole üldse tõsi. Sa pole veenev, vaid lihtsalt ähvardav. Kuidas palun? Ma olen magus nagu mesi. Vaata. Tere, härra. Kuidas ma saan teid aidata? Näed nüüd, netis on sul rohkem edu. Sa lähed ainuüksi naeratamise peale lapiliseks. Jälgi oma suuvärki. Pealegi ei küsinud ma sinu arvamust. Tossike. Tähendab, tagasi tööle. Võib-olla nad lähevad selle õnge. Ei ole. Ma ei teadnud, et sa suudad mööda seinu ronida. See on käkitegu. Mul on ka laservõrk, mis püüab kõik pahalased korraga kinni. See kõlab maru ägedalt. Ma tahaksin sind transformeerumas näha. Tean, et see on praegu võimatu, aga tore on ette kujutada. Tobot Z, transformeeru! Kahjuks töötab see ainult Ilani telefoniga. Mis juhtus, Z? Mis toimub? See on lausa gurmee. Hanni ema teeb mega häid näkse. Äkki peaksime Hanni ära ootama. Ta sööb kogu aeg seda kraami. Pealegi ise kuulsid, et tal on tegemist. Sa ei tahagi ampsu? Mul ei ole selleks tuju. Pea vastu, Z, pea vastu. Juba tulen. Z? Kuidas ta teab? Kas sa rääkisid talle? Mina küll ei rääkinud. Mis toimub? Kuidas sa transformeerusid? Sinu teadvuse tuum. Ei. Kiirusta, midagi on valesti. Ma olen siin, mis juhtus? Ossa. Las ma vaatan. Kõik on korras. Riley, tulen. Asi on veel hullem. See pole loogiline. Korras. Mis juhtus, Z? Kas Dylan üritas sind lõbusvõidule viia? Ei, muidugi mitte. Tal polnud aimugi, ma vannun. Nii et sa hiilisid välja. On sul aimu, kui ohtlik see on? Juba lombist läbi sõitmine võib sulle lõpu peale teha. Sa ei öelnud mulle, et asi on lausa nii hull. Mul on kahju, härra Kwan. See on minu süü. Mida? Räägi välja. Kas sa käisid minu tobotiga sõitmas? Loodetavasti oli asi seda väärt, kuna nüüd ei lähe ta enam kuhugi. Hoia eemale. Ma ei tahtnud, ta vajas lihtsalt seltsi. Sa peaksid oma asjadega tegelema. Ma ei tea, kuidas sa Z-ist teada said, aga hoia temast eemale. Anna oma telefon. Ta ei teinud midagi valesti. Võta vabamalt, Semu. Kas sa teed nalja? Sa ei mõista olukorra tõsidust. 5% veel ja siis saad uue teadvuse tuuma. 5%! Ära seda nüüd untsu keera. Dylan, võib-olla, mida sa küll mõtlesid? Paljastasid end igavale naabrile. Kui ta oleks sellest netis kirjutanud... Tõsiselt, Z. Me vaevu tunneme seda poissi. Uskumatu, sa oled nii isekas. Teadvuse tuuma parandamine ei muuda seda. Ta sai vist aru, Dylan. Sa võiksid tõesti natuke vabamalt võtta. Natuke? Han jooksis nuttes minema. Kas ma eksisin? Ma ei saa ise ka enam aru. Mõnikord ma soovin... Vahet pole. Corey ütles seda juba. Mina olen Z-i piloot. Ja mina otsustan. Tore on. Hiljem näeme, mis see veel oli. Ta pole ammu enam nii pahur olnud. Kas me peaksime muretsema? Milline segadus? Ümber rajooni sõitmine on üks asi, aga transformeerumine. Miks Z ei öelnud, et temaga kohe nii hullusti on? Millest Dylan rääkis? Mis asi on teadvuse tuum? Kui talt küsin, hakkab jälle karjuma. Sinu kord, internet. Räägi mulle kõigest.
uus külastaja. Mida? Kuna tuum on omadega läbi, võime traditsioonilised meetodid ära unustada. Meil polnud valikut, võiksime selle välja puurida. Pole küll minu lemmikvalik, aga me ei saa igavesti mõtlema jääda. Mitte siis, kui tuum jätkab lagunemist. Ära muretse ja hakka lihtsalt pihta. Oota, mida? Sa mõtled üle. Head ööd. Ilusat õhtut. Ma ju räägin, et ma ei tahtnud transformeeruda. Kuidas ma saaksingi, kui Dylanit ei olnud? Minu lojaalsusjuhtmed on vist segi, nii ma arvan. See kõik on üks suur eksitus. Ma ei teinud seda meelega. Ära ole enda vastu liiga karm. Isegi parimatel meist on halbu päevi. Küll Dylan mõistab. Kes ei mõistaks? Z otsib ilmselgelt uut pilooti. Ja kas sa saad seda talle pahaks panna? Praegune ei tee temast väljagi. Mida? Ei, see pole üldse nii. Ma ei taha Hanni enda piloodiks. Muidugi. Parema meelega kükita dušikardina taga ja vaata telkut. Loogiline. See on tema enda kaitseks. Kas see ei tundu pisut tagurlik? Ta on tobot. Ta ongi kaitse. Mitte sellises seisus. Ta ei tohi mootoritki käima panna. Z, ma tean, kuidas see kõlas, aga sa rääkisid ainult, et ärge hoidke end tagasi, Semud. Olen selle kriitika ära teeninud, kuna ma hülgasin oma piloodi. Vahet pole, et see oli õnnetus. See on andestamatu. Milleks mind üldse parandada? Viige mind otse kohe Romulasse. Tubli töö, näe, mis juhtus. Kurvad uudised. Minu arvutuste kohaselt pole kaugeltki mitte võimalik, et mõni tobotite tuttav sinu leheküljele satuks. Üks uus teade. Kallid mekameedikud, kas te tõesti oskate teadvuse tuuma parandada? Kas te oskate ülekannet sooritada? See olevat väga keeruline protsess. Parimal juhul teeb ta nalja. Halvimal juhul võib see olla lõksboss. Mina ei lange kunagi lõksu. Küll aga mul on aimdus. Ülekanne on meie leivanumber. Mekameediku ekspertide jaoks pole ükski töö liiga keeruline. See kõlab liiga hästi, et tõsi olla. Kuidas ma tean, et see pole pettus? On teil tõendeid? Tõendeid? Mida sa tahad? Arvutusi? Oota. Sul on idee? Mul on lõks. Z, palun ära kihuta. Sa ei peaks nii kiiresti sõitma. Ära kamanda mind. Sa ei taha enam isegi mu piloot olla. Mida? See pole üldse tõsi. Aitab. Meie teed lähevad nüüd lahku. Mida sa sellega öelda tahad? Oota, Tobot Z, sõidame! Süsteemirike. Ei, Z! Ei! Mis nüüd? Han, oled üleval? Tõsiselt, jälle? Kuhu nad läksid? Dylan, küllap oled üsna pahane. Seega peaksin alustuseks vabandama. Ma ei tahtnud sulle haiget teha. Mul on lihtsalt sellest passimisest kõrini ja ma tunnen teist kõigist puudust. Aga sul on õigus, peaksin enda olukorda tõsisemalt suhtuma. Han leidis internetist firma, kes spetsialiseerub teadvuse tuumade parandamisele. Me saamegi nendega nüüd kokku. Ma ei hakka ilma asjata riskima, seega loodetavasti usaldad mind. Mul on selle suhtes hea tunne. Varsti näeme. Sinu Semu Z. Teadvuse tuuma spetsialistid. Kuidas nad said nii rumalad olla? Ma olen täiega elevil, nii ma tunnen. Ära liiga elevile mine. Sa pole veel terve. Kas see tobotite joonis, mille nad saatsid, on ikka ehtne? See nägi tavapärasemast uhkem välja, aga tundus, et see on autentne värk. Väga hea. See kõlab lihtsalt liiga hästi, et tõsi olla. See plika ei ärkaks ka maavärina peale. Viskame ta jääkülma vette. Mis mõtted sel on? Selles vahukoores, mida ta õgis, oli uneseerum. Ta on nüüd mõnda aega rivist väljas. Õel, aga üsna kaval. Ta ei saaks selle töö otsaga hakkama. Muide, ma olen natuke mures. Miks küll? Kas oli ikka hea mõte saata neile enda boti joonis? Me oleme ju meeleheitel. Pealegi see töötas või mis?
ja kui oleme nad kõrvaldanud, siis pole enam vahet, mida nad nägid. Kui sa nii ütled. Igatahes, meil on ka teine probleem. Sinu allergia. Ma olen harjutanud. No terekest. See on kuumusest. Niiskus on kohe kohutav. Kohe näeme, kas see töötab, sest nad jõudsid kohale. See on laps. Ma olen armas, ma olen abivalmis ja olen oma rollis. No terekest. Ole nüüd. Võta vastu, Han. Kuidas nad võisid nii hooletud olla? Dylan, kõik saab korda. Küll me nad üles leiame. Isa, kas sa pääsed seti GPS-ile ligi? Muidugi. Ta jäi mingisuguse lao juurde seisma. Ma saadan teile tema asukoha. Super. Keegi aidake. Palun, ma ei jaksa enam kauem hoida. Aidake. Nii, et te tahate öelda, et see on täiesti ohutu. Täpselt nii. Doktor Kwan võis ju teadvuse tuuma leiutada, aga ülekanne oli minu idee. Mina arvasin, et doktor Char ja doktor Kwan on ainsad, kes robotitest midagi teavad. Miks nad siis kohe teile ei helistanud? Te ju teate, millised need doktorid on. Geniaalsed, aga liiga kangekaelsed. Tõsi. Ma töötasin kunagi nende heaks, aga vaevalt, et nad mind enam mäletavad. Ma olin kõigest nimetu assistent, kellel oli väärt idee. Teie aitasite esimese roboti ehitada. Täpselt nii. Ja kes nüüd parimaid roboteid ehitab? Muidugi mina. Maailm ei tea küll mu nime, aga see polegi tähtis. Mina olen enda töö üle uhke ja ma pole kunagi kohanud ühtegi botti, keda ma poleks suutnud parandada. Mul oleks suur au, kui saan üllad seti ära parandada. Ilma temata jäävad meie tänavad kaitseta. Alustame. Hakkame pihta, nii ma arvan. Suurepärane. Ongi otsustatud. Eugene, doktor Parker. Robot X, Y. Transformeeru. Palun kiirustage, ma kohe kukun. Y, turvapadi. Saab tehtud, boss. Ma ei suuda enam kinni hoida. Me püüame su kinni. Kõik on korras. Lase lahti. Üleval on veel inimesi. Tuletõrjujad on juba teel. Ettevaatust! Dylan! Palun, aidake meid! Kohutav ajastus. Tšeki värki, ma hängin. Mõikate? Mitte midagi. Karm publik. Püüan lihtsalt meeleolu tõsta semud. Kuule, kas seda ogalist asja on ikka vaja või? Need on bordid. Nende abil ühendame vana tuuma uuega. See on täiesti ohutu. Me loodame teie peale, doktor Parker. Tegelikult ma pean kempsus ära käima. Hea küll. Sa võid seni diivanil jalga puhata, härra piloot. Piloot. Püüa mitte muretseda, Z. Sa oled karm tobot, sa pead vastu. Ma ei muretsegi. Olen hoopis elevil. Kui ülekanne on valmis, saan jälle tööle asuda. Siis saan lõpuks transformeeruda ja minna Dylaniga. Täpselt nii. Ja mina hoian sulle pöialt. Teile mõlemale. Võib-olla. Ma palun vaid seda, et näeksin sind vähemalt korra transformeerumas ja me saame seni koos olla, kuni Kwonide juures ööbin, eks ole? Kindel see. Ja me saame ka edaspidi sõitma minna. Sa oled hea sõber, Han. Olid mulle raskel ajal toeks. Ma ei unusta seda iial. Väga tore.
sellel doktoril läheb ikka kole kaua aega, küllap läks number 2. Mis ajast sina emotsionaalseks muutusid? Mõtle selle tehnoloogia peale. Me ei vaja seda tehnoloogiat, sa igavene piripillis tarkpüks. Mine ja vii see asi lõpuni. Me ei tea isegi, kuidas asi töötab. Temas peituv energia võib terve lao õhku lasta. Kohe saame teada. Mul läheb seda vaja. Paha lugu. Saad selle tagasi siis, kui töö on lõpule viidud. Aga minu uurimistöö. Mine ja hävita see tuum ära. Väike jõmsikas. Kuule, tee uks lahti. Valerie. Z, see on lõks. Nad tahavad su teadvuse tuuma hävitada. Ma teadsin, et need ogad ei ole pordid. Pea vastu, ma päästan su vabaks. Just nii. Oota, kas ta tantsib unes? See kõik on sinu süü. Tee see asi korda. Idikad. Ei, ei. See läks napilt. Oota, ma teen ukse lahti. Heldeke, kohe toimub kokkupõrge. Tõmbame lesta. Boss, eluga, nad ei tohi minema pääseda. Kena katse. Pane mind maha. Han, roni välja Z. Vastasel juhul pean ma kasutusele võtma karmimad meetmed. Ära kuula teda, mine. Põgene! Ma ei saa seda teha. Ma tulen välja, kui sa poisi vabaks lased. Sul ei ole õigust kaubelda. Ma tean, et sa ei või transformeeruda. Ja paistab, et su sõbrad on sind ära unustanud. Me oleme päästetud. Nad on siin. Me võtame siit nüüd järje üle tobotid. Aitäh abi eest. Hei, paps, kas on uudiseid? Temast pole märkigi. Z, oled seal? Mis toimub? Z, tule kuuldele. Kas ikka ei vasta? Signaal on tagasi, aga ta ei vasta. Asume teele, midagi on valesti. Ja seekord ei lähe sa mitte kuhugi. Ah jah? Jaa, nüüd kiirusta ja tee talle ots peale. Laske ta lahti! Han! On see alles hämmastav. Kes iganes selle disainis pole küll sellelt planeedilt. Sa pole lihtsalt uhke robot. Sa koged ehtsaid emotsioone, täpselt nagu elus olend. Hämmastav, see on nii arenenud tehnoloogia, et meenutab maagiat. Et tahad maagiat? Eks vaata siis lähemalt, ma kohe näitan. Päriselt. Ämbliku pealöök. Eks analüüsi seda, geenius. Mu pea. Tule tagasi. Hästi paned, järele neile. Kiiremini, põmmpead. Kiiremini. Lähme, eluga. Nabige nad kinni. Kiireks läheb, kähku Han.
teeme ühe proovisõidu, Eugene. Aga see ei ole... Kohe! Minge minema! Kuidas nad meid leidsid? Tobot X, Y. Transformeeru! Kuhu te kiirustate? Nii lihtsalt ei pääse. Kas jäite terveks? Dylan, meiega on korras. Kindel, see läks napilt. Kõik kombest sett. Jaa, anna mulle andeks. Ei, sina anna minule andeks. Ma tean, et see on olnud raske. Oleksin pidanud sulle toeks olema. Selle asemel tegin kõik ainult hullemaks. Ma lihtsalt kartsin sind kaotada. Kui jutt käib sinu sõbrast, kaasneb 5%-ga suur risk. Aga see pole minu otsustada, Zett. Mul on väga kahju. Kui sa tahad ülekannet, siis ma olen nõus. Sina ja mina, Semmo. Me saame kõigest jagu. Kindel see. Ossa, poiss. Oli see alles imal. Hästi, lähme siis tagasi garaaži. Oleme juba niigi kaua viivitanud. Pealegi saame kogu lõbu neile jätta. Sind vajatakse tänavatel. Dylan hakkab vist kohe nutma. Kuule, lõpeta ära. Mis viga, Zett? Sa värised? Ei, maapind rapub. Midagi on tulemas, nii ma arvan. Mida? Oota, kes see on? Ma ei tea. Aga mu sensorid lõid põlema nagu Tesla trafo. Püsige minu varjus. Pole paha, Eugene. Pole sugugi paha. Tobotid, teiega on nüüd lõpp. Ah, et sellest ei piisanud. Me tegeleme temaga. Teie hoidke ohutusse kaugusesse. Hüpake sisse, poisid. Tõmbame lesta. Nii ma kuulsin. Ma polnud temaga veel lõpetanud. Mine X. Raevu rusikas. Raevu rusikas. Y. Megakeeris. Megakeeris. Hästi, ma panen siis täie rauaga. Kuule, Eugene, mis on meie karmim võte? Labida lahmakas. Labida lahmakas. See on sõnamäng. See on naeruväärne.
aga see töötab suurepäraselt. ei, X, Y. Ettevaatust, ta tuleb. Me peame minema. Selge, gaas põhja. Rahulikumalt, muidu saad veel viga. Ega ma nii habras ka ei ole. Lihtsalt luba mul võidelda. Kas sa teed nalja? Sa kuulsid, mida isa... Dylan, palun, sa pead mind usaldama. Ma usaldan sind. Autost välja. Tobot Z. Transformeeru. Oi jaa. Säh sulle, nädagi. Mis viga? Miks sa ei transformeeru? Ma ei tea, ma ju üritan. Oota, äkki on asi Hannis? Mida? See pole tema süü. See pole üldse loogiline. Sa lihtsalt ei tea, millal lõpetada. Mis viga? Said haavata? Minu spoiler on ka paremaid päevi näinud, aga asi pole selles. Sinust saab vana raud. Han, proovi sina. Mina? Ma ei saa pahaseks, ma luban. See ei ole sinu süü, et oled Zetile viimasel ajal rohkem piloodi eest olnud kui mina. Nii et proovi, kähku. X, Y. Kähku, mida sa ootad? Nüüd või mitte kunagi? Tobot Z, transformeeru! Oi ei, see ei töötanudki. Mitte midagi. Mis toimub? Ma ei tea, olen sama üllatunud. X, kaitsekilp. Kaitsekilp. Näed, tuum vilgub kahe värvi vahet. Koril on õigus, midagi on muutunud. See pole tõsi, sa eksid. Midagi pole muutunud. Sina oled minu piloot, Dylan. Ta murrab kohe läbi. Kaua ma enam vastu ei pea. Kutid, te peate koos töötama. Nad ju üritavad. Probleem pole selles. Ma ei mõelnud seda. Probleem on selles, et Z ei suuda otsustada. Nad peaksid koos proovima. Kas teeme ära? Oled sa valmis, Tobot Z? Transformeeru! Siit ma tulen! Kuule, see töötab! Sealt ta tuleb! On aeg pasunasse anda. Ma lömastan selle buldooseri. Äge, näita neile koht kätte, Z. See logutik arvab endast liiga palju. Nagu võitleks vana rauaga. On alles tola. Jäädvusta see. Eugene, kohe läheb andmiseks. Pane kaamerad käima. Ja võte. Teate ju küll seda ütlust, Tobotid. 2 on seltskond, aga 3 on juba rahvamass. Kes on esimene? X. Raevurusikas. Raevurusikas. Kas ongi kõik? Looda saa. Laser. Võrk. Laser. Võrk. Kätte sain. Nii ma ütlen. X. Raevurusikas. Raevurusikas. Y. Megalöök. Megalöök. Te vussite mu video ära.
Ämblikurežiim, valmis? Ämblikurežiim, ämblikurežiim. Raevukäärid, raevu. Ainult mitte seda, roni maha. Käärid. Lõpeta filmimine ja aita mind parem. Eluga. Oota, las ma salvestan ära. Liiguta! Kõik korras, Semu. Mis vigatsed? Räägi meiega. Kas asi on sinu tuumas? Ära muretse, sa olid suurepärane. Me viime su tagasi garaaži ja vahetame su tuuma välja. Siis sa saad terveks. Kutid, tulge, aidake. Tasa ja targu jõmm. Täpselt nii. Me oleme valmis. Labor on töökorras. Me oleme ka valmis. Hea küll. Me peame nüüd riskima. Olete valmis? Jaa. Tore. Alustame siis. Pidage meeles, et ekstraktor töötab nagu tolmuimeja. Kui tuuma emaldate, hakkab kell tiksuma, seega peate te mõlemad keskenduma. Arusaadav? Selge. Ülesanne peaks töötama juhul, kui saate Z-i tuumast kogu info 5 minuti jooksul kätte. Ma pean teiega aus olema. Kui Z ei suuda otsustada, kummast saab piloot, siis ei saa mina teid enam aidata. See pole tähtis. Me peame ta lihtsalt töökorda saama. Hästi. Alustame siis. 0 gravitatsioon on aktiveeritud. Usalda mind. Me saame hakkama, Z. Me ei vea sind alt. Aitäh, Han. Sa oled parim. Ah nii, et mina olen siis teine parim. See oli nali. Kõik on hästi. Ja kui juba putitamiseks läheb, siis võib-olla saame ka niima seda ja niima todast ka lahti. Sa ei vaja lööklauset. Sa peaksid natuke rohkem enesekindlam olema. Nii ma ütlen. Algab esimene faas. Topot Z on välja lülitatud. Teadvuse tuum on kriitilises seisus. Algab teine faas. Teadvuse tuum on kriitilises seisus. Rikke. Algab kolmas faas. Palun koguge vedelik kokku. Teil on umbes 5 minutit enne, kui vedelik ära aurab. Andmete ülekanne. Analüüsin. Palun oodake. Seis stabiilne. Panen andmed uuesti kokku. Saime vist kõik kätte. Ma ei näe midagi, aga sina? Aeg hakkab otsa saama. Han, aita mul otsida. 99,97% on valmis. Kuulge, me saime kõik vajalikud killud kokku kogutud. Aega on veel 20 sekundit. Ma ei leia seda. Sama siin. Seal see ongi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ülekanne lõppenud. Kas see töötas? Sa oled ärkvel. Hakkasime muretsema. Kivi langes kohe ilukilbilt. Ma teadsin, et ta peab vastu. Kuidas sa end tunned, Z? Kas oled endiselt sina ise? Täpselt nii. Ei, ta on monotoonne.
Tegin teile tünga, nii ma ütlen. Sa pole üldse muutunud. Sa ütled seda nii, nagu see oleks halb asi. Ma meeldin endale ja mulle meeldivad ka minu lööklaused, nii et harju ära. Kas see oli piisavalt enesekindel? Liigagi enesekindel. Sind tuleks uuesti kalibreerida. Ma talle kalibreerin. Sinu nali oleks mu süüteküünlale 1-0 teinud. Kas ta on nüüd valmis? Minu arvates küll. Uue tuuma näitajad on stabiilsed. Tänu Hanni ja Dylani raskele tööle on seti andmed 100% taastatud. Vau, see on suurepärane, nii et saime oma vanad seti tagasi. Äge, seda on tore kuulda, Semu. Järelikult olen mina endiselt sul lemmik, eks ole? Eks? Ma nõuan selgitust. Arvasin, et mina olen sinu lemmik. Parandus. Minu andmetel olen mina tema lemmik. Lõpuks ometi, mis juhtus? Kas sa kaotasid oma telefoni ära? Vabandust, kuidas laagris läheb? Me saime haledalt pähe. Lõpeta! Kas sa kuuled seda nuttu? See kõik on sinu süü. Miks sa pidid oma jalaluu murdma? Pitsa jõudis kohale. Soovin, et sa oleksid siin. Siis nutaks teine meeskond. Viimast korda me ei aja kedagi nutma. Me poleks pidanud end banaanideks nimetama. Navi linna lendgorillad ütlesid, et meie oleme nende peamine toit. Muide, sa ei kirjutanudki rohkem. Kas tobotite osas on midagi selgunud? Ei. Han, kõik on valmis. Ma pean minema, Kaili. Tšau. Tobot Z, transformeeru. Ma olen löögi valmis. Kaaspiloodid, huvitav. Täpselt, näed, Dylan, ma tean, et sa ei usu mind ikka veel, aga sa jääd alatiseks minu number 1. Ma ei vahetaks sind kunagi välja. Muidugi mitte, ta peab lihtsalt koomale tõmbama. Ütlesin juba, et mulle sobib. Seda ma ütlengi. Ma ei... Ausõna, mida ma pean tegema, et sa mind usuksid? Jätame selle jutu. Han, kas oled selles kindel? See on üsna tõsine töö. Jaa, ma annan endast parima. See pole niisama lollitamine ega mingi arvutimäng. See on päris elu ja nõuab täielikku pühendumist. Jaa, ma tean seda. 0. Transformeeru. Ei, käsk on tagasi lükatud. Päriselt? Oota, kas see tähendab, et... Riley, tee proovi, ma tahan teada. 0 ei transformeeru, mäletad? See on kõigest eksperiment. Kas sa kardad, et nendega juhtub sama? Ei, ma lihtsalt tahan teada. Pealegi tundub, et väljakul on uus mängija. Ja nad on innovatiivsed. Üsna pea jõuab nende tehnoloogia meie omale järele. Ära liiga palju looda. Kahjustused on nii suured, et võiksime sama hästi otsast alustada. Ja mina pidasin sind geeniuseks. Ära kunagi usalda meest, kes kannab kardigani. Loodetavasti mõistad, mis kõik juhtuda oleks võinud. Minule meeldivad Eugene'i kampsunid. Ja vahel tunnen end pärast uinakut nagu $1,000,000. Kas tead, mis oleks veel parem? Kui sa teeniksid meile $1,000,000. Tõsi, ja mina tean, kuidas seda teha. Sina viid meie äri uuele tasemele. Kas sa pead silmas oma niinimetatud interneti petuskeemi? See oligi petuskeem. Kui seda natuke täiustada, siis ma usun, et sina teed sellest tulusa ettevõtte.